No praegu lihtsalt pargis istun, vedan aega. Ah soo, no selge. Kuule, mul on sul tööd pakkuda. Tööd? No räägi, millest plaan? Sa pead sisse infiltreeruma ühte jõuku, kes tegeleb mingi kahtlase äriga. Tegelikult midagi rasket ei ole, aga tähelepanu tuleb vältida, vaja teada, mis on, kus on ja kellele viiakse. On aru saadav? Jah, kõik on selge. Seekord sellist olukorda ei juhtu. Nägemised. Tere! Noh, kas see ongi see poi, kelle sa leidsid või? Kui sa tahtsid pappi teenida? Nojah. No vot, meie juures sa saad kõvasti pappi teenida. Aga sa pead selleks tööd tegema, saad aru või? Saad aru või? Jaa, ma saan. Sa pead nagu... Aga sa saad sitaks pappi teenida, eks ole? Yeah. Papp on ilge, aga sa pead selleks detaile jälgima, mis meie sulle anname. Ja vaata, kui sa ei jälgi meie juhiseid, eks ole, siis on natuke halvasti, vaata. Said aru või? Nojah, aga milles see plaan siis seisnud? Plaan? Plaan. Näe, vaata, siin on plaan. Näe, siin on see maja, eks ole. Ja siin on uks. Saad aru? Uks. Ja siis, vaata, siin on omad. Saad aru? Jah. Siis tuled siit, vaata. Kõnnid siia ukseni, vaata. Ja siis sina parem oleks, et sul luku-muukuine käpas on, muidu on asi halvasti, vaata. Halvasti? Siis seal maja sees, vaata, seal on üks siuke koridor, näed või? Näed jah? Jah. Näed jah? Tuli. Sealt te pöörate selle lõpus, vaata, vasakule, eks ole? Eks ole. Ja siis siin on üks uks. Selle ukse sa mugid ka lahti, on selge, eks ole? See on lihtne tegelikult, see ei tohiks nii raske olla. Igal juhul, kui see lahti on, teil avaneb uus koridor. Teil avaneb uus koridor. Jou, mees, kuule. Nagu sorry, et ma su emaile alla ajasin autoga. Nagu ma ei tahtnud tegelikult, teed teda. No worry, see on chill. Ootame. Ja on ka. Oh, Mihkel! See ärkas üles. Mihkel! Ja hommikust. On ikka selge, jah? Mis asi? Tajub biiti väh. Plaan. Biit, jaa, nagu kõik on selge. Ta tajub biiti. Plaan, jaa, kõik selge, see lihtsalt, jaa. Homme vara hommikul siin samas, on selge? Jaa, muidugi. Kõik on selge. Jaa. Nüüd mine siis ja tule homme vara hommikul. Mida? Homme vara hommikul, mine ära nüüd. Homme vara hommikul. Jaa. Jah, boss, et asjad ei läinud just nagu käsiraamatu järgi. Tekkisid natukese keerulised asjaolud. Et asjad ei läinud käsiraamatu järgi. Sa pidid lihtsalt jälgima ja sulanduma, mitte napsuga sõbraks saama. Või oli viinamarja mahlake osa sügavamast plaanist? Ei olnud, aga
muidugi oled sa selline paindlik töötaja. Aga Mihkel, räägime nüüd palun detailidest. Et sellest, mis ma aru sain, pooltest asjadest ma lihtsalt ei saanud aru, millest nad rääkisid. See oli täielik absurd. Aga ma pean oskama lukku lahti muukida, see tundub üsna keeruline. Ja nad rääkisid, et plaani koodnimi on Kiisumiisu või midagi sellist. Aga nad ei räägi mulle kõigest praegu, et nad salatsevad. Salatsevad, jah? Aga ikkagi väga hea. Ma saadan info edasi relvajõududele, nad hakkavad saboteerima kohe. Raporteeri, kui midagi juurde teada saad. Okei, selge boss. Teen niimoodi. Aitäh! No, kobigi sisse. Ootan veel kedagi või? Ära sina selle pärast muretse. What you waiting for? Back to mine, only 5. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only 5. Then we can go all night. Then we can go all night. Joo. Keegi on sees ka või? Ei, pikemalt aega on juba tükkis. Norm ju. Davai, lähme. No nii, lähme sisse ja toome need Hello Kitid välja, kui siin kedagi sees ei ole. Ja te lähete ees. Kui on puhas, kutsute mind, siis viib laadungi ära. Aha. Oh. Kes see on? Ta on oma. Sorry, mees, et ma nagu ikkagi su ema allas, et ma tõesti ei tahtnud tegelikult. No mõne, see on chill. Mis te seda ema on? No jääb ainult liigu edasi. Aga mis muidu lapse nimeks saab? Toivo. Toivo. Toivo Tammis. Joo, kuulge. Viime välja need kastid kõik. Aga mis neist sees on? Kassitoit. Aga nüüd kassitoit, eks ole. Hea küll. Viige need juba ära. Me veel jääme siia laadima. Aga mees, kuule. Lapsi on või? Jaa. No? See kogemata juhtus. Kus sai? Vot kogemata või? Küla, kus Priit ja Andres on raisk. Okei. Andres raisk. Priit on kinni võetud ja mind ajavad meendid taga hetkel. Nii et keegi meie seast on nuhk. Kõik uued tuleb saada Adili poole ülevaatusele. Kas on selge? Tere, okei. Adil Poolat juurde. Joo. No. Sisse. Aga milline kena sõber on siia tulnud? Mihkel, mina olen Adil. Sina oled see mees, kes nad räägivad. Tule aga. Kas sa oled alati nii õigeaegne? Või tulid täna lihtsalt vara? Kui vaatad kaunisse näosse, siis silmitsid nagu vaataksid peeglisse. Mida? Nii
piinlikena. Ühe neil õhta ennem, kui sa puudutad neid. Vabandust, aga boss ütles, et ma pean siin mingi ennustaja Adiliga kohtuma. Nii et kui te olete teie, siis palun räägime asjast, eks? Asjani jõuame ikka. Aga su käes on lugu. Kas see lugu võib ka olla saladus? Miks sa minu juurde tulid? Mis sind painab? Ma tulin lihtsalt, et nad tahtsid, et sa mind kuidagi üle vaataksid. Üle võib ma su üle vaadata ikka. Silmad ütlevad tihti palju rohkem kui huuled. Adil, pojake, Adil, pojuke, Adil, kas kõik on ikka hästi? Mul kuidagi puus hakkas täitsa valutama, aga ma vaatan, sul nii tore tegelane siin. Kas siis lähen? Kõik on sinu süü! Kõik on sinu süü! Mida sa valetad? Mida sa valetad? Sa räägid sinu! Näe kaasa! Reetur. Mis me nüüd sinuga teeme, ha? Positsioonil. Mihkel on nähtaval. Umbes 400 meetrit kauglaske ulatuses. Sa Kasahstani kaardilugeja said aru, et sa oled fucking libe kala. Mis sa arvad, et mina ei saa aru või? Ma olen sinusuguste vennikestega peab fucking